No nii, tere tulemast vaatama ja kuulama Täitunud unistus podcasti osa 12 ja täna on külas Epp Kärsin. Aga enne veel, kui ma hakkan Eppuga vestlema, tahan ma öelda, mis on Täitunud unistuse podcasti eesmärk. Eesmärk on inimestes taas äratada julgus eelkõige hakata unistama, julgus inspireeruda ja julgus tegutseda nende unistuste täitumise nimel. Ja ma tahaks nii väga tänada Tambetit, kes on mu armas mees, mu kallis elukaaslane, kes toetab mind minu unistuste täitumise teekonnal. Ja see on lihtsalt nagu praegune hetk, mis me siin oleme, on üks minu suur täitunud unistus, mis siis täitub täna. Ja kui see saade nüüd eetrisse tuleb, siis on see nagu täitunud. Ehk siis ma olen praegu väga õnnelik, elevil ja selline elus, et selline hästi elus tunne on. Ja nüüd, kui selline lühikene konarlik sissejuhatus on tehtud, ma tahan tutvustada siis tänast saatekülalist, kelleks on Epp Kärsin. Tere tulemast! Aitäh, Meril, et sa mind siia kutsusid. Ma kutsusin sind sellepärast, et eelkõige sa oled niivõrd soe inimene, sa oled mõistav, sa oled kaastundlik ja sa oled täis armastust. Kõik muu, mis sa teed, on tegelikult lihtsalt boonus, et see, kes sina oled, on see põhjus, miks ma nii väga tahtsin sinuga seda podcasti teha. Aga kes sa siis oled ja kuhu sa täna oled jõudnud ja mida sa teed, see on ka nagu rohkem kui 100 naist jõuaks võib-olla korraga ära teha. Et sa oled loonud Amare Luna OÜ ettevõtte, mille alt sa oled siis kogemuskoolitaja ja juba maikuus, 5. mai, saab see ettevõte sul 10-aastaseks, ehk see on tegutsenud juba nii kaua ja nii edukalt. Lisaks sa oled üldse olnud pikaajalise kogemusega ettevõtja. Sul on olnud mitmeid ettevõtteid, 3 siis enne Amare Lunat ja sa oled teinud nii palju erinevaid valdkondasid, et sa oled olnud iluvaldkonnas, sa oled õppinud Tartu Ülikoolis on ja kehakultuuri, selle teaduskonna seal lõpetanud. Lisaks oled õppinud nagu Hiina meditsiini, läbinud erinevaid tantra kursusi ja koolitusi ja õmblejana oled sa nagu rätsepp. Ma olen õppinud rõivadisainerit. Kokku tegelikult 7 aastat päriselt. Et see on lihtsalt nagu nii palju sa teed ja toimetad ja oled kogenud, et mis sellest võib-olla, kuidas sa täna tead, et nüüd sa oled 10 aastat siin olnud ja sa teed nüüd oma teemat veelgi sügavamaks ja laiendad seda veelgi ja jõuad veelgi rohkemate inimesteni, et kuidas see nüüd on see, millele sa oled nagu pidama jäänud? Ma tahaks kõiki inimesi julgustada, et elul on meile väga palju üllatusi ja kõik need varasemad, mida ma olen õppinud või mida ma olen teinud, ma olen alati öelnud, et ma teen kõiki asju kirega, et seal on minu hing, minu süda, minu meel ja ma teen kõiki asju väga pühenduvusega, väga suure pühendumisega. Ja see, et ma olen täna naudingute koolitaja, et ma ütlen ausalt, et minu jaoks naudingud on olnud nii palju, kui mina ennast mäletan. Ikkagi väga väikse tüdrukuna on alati olnud see maailm minu jaoks hästi põnev, hästi huvitav, hästi köitev. Ja tõesti, olles erinevates valdkondades ettevõtjana, ühel hetkel ma tundsin, et see ei pane enam mu silma särama. Tekkisid ka tegelikult terviseprobleemid ja ma pidin oma eelmisest ettevõttes lihtsalt lahti ütlema. Ja siis tekkis selline paus ja ma tõesti teadnud, mida ma tahan päriselt teha. Aga öeldakse, et selles vaikuses, kui sa oled, siis tuleb üles just see, mis on sulle kõige omasem. Ja nii need koolitused üles ka minu seest tulid. Aga kas sa olid ka eelnevalt küsinud nii-öelda iseenda käest, et mis on see, mida ma tahan, mis on minu kirg ja siis sulle tuli järsku nagu vastus või kas sa otsisid midagi, mida sa nagu tänaseks oled leidnud? Et minu mäletamist mööda ma olen kogu aeg väiksest peale küsinud endalt, et kes ma olen, mida ma soovin kogeda, millist elu ma tahan elada ja ma olen väga suur unistaja. Ja need vanad päevikud ja need salamärkmikud on mul kõik alles hoitud ja need unistused, mis ma lapsena olen sinna kirjutanud, on tänaseks ka väga palju täitunud ja on ka unistusi, mis ootavad oma aega, et täituda.
nii hea, et sa tõid selle teema siia unistamise peale väga siukselt mõnusalt tagasi. Kas sa tahad jagada meiega mõnda unistust, mis on täitunud selliselt, et sa vaatad nagu oma päevikut tagasi ja mõtled, et issand jumal, Epp, ma olen selle ära teinud, nagu et sul tuleb kananahk peale, et issand, ma panin selle juba siis kirja ja tänaseks on see tehtud, mis käib nagu niimoodi üle. Et ma olen üldse olnud selline, kes on pigem loodusega hästi üks olnud ja väga selline minu maailm on hästi spirituaalne, hästi holistiline, võib-olla see kõigile välja ei paista, aga see julgus eristuda hallist massist on olnud väiksest peale. Ma ei tahtnud olla üks kõigi seast, ma olin alati see kass, kes käis oma pead ja tegi seda, mida tahtis, ajades oma vanemad täiesti hulluks. Aga ma olen nii tänulik, et minu vanemad ei surunud mind kuskile piiridesse, vaid lasidki mul lihtsalt nii nagu ma olin see looduslapselt väikesest tillukesest Kubratu külast, käisin, kallistasin puid seal sauna taga ja ekslesin metsas ja rääkisin suurte kividega. Et täna ma ei arva, et see oleks olnud kuidagi nagu, et ma olin natuke nagu selline imelik, vaid ma olin loodusega hästi üks. Ja nüüd, kui sa küsisid, et kuidas, missugused unistused, siis ma olen seda ka varem jaganud, ma olen pärit hästi lihtsast, hästi vaesest perest. Ja meil ikkagi oli pidev puudus nagu kõikidest asjadest. Ainult armastus ja mõistmine vanemate poolt oli alati tohutult suures külluses. Ja ma mäletan, kuidas ma ütlesin oma isale, et mul üldse ei sobi see, et peab käima tööl niimoodi kellaajast kellaajani ja et on ainult 28 puhkepäeva. Ma olin kuskil 7-8 aastane ja ma teatasin isale, et mulle selline elu ei sobi. Isa ütles, et Epp, see pole võimalik. Ma ütlesin, issi, sa näed, et mina elan oma elu teistmoodi. Ja ma väga varakult õpetasin oma vanemaid, kuidas peaks elama. No meil on ikkagi selliseid tülisid olnud kodus oma vanematega, minul siis oma ema ja isaga ja nad alati ütlesid, et tead, et vaata, meie elame nii, nagu meie oskame ja kui sina saad suureks, elad nii, nagu sina oskad. Ja minu kõige suurem unistus on see, et ma tahan olla vaba. Et mitte keegi ei ütle mulle, mida mina tegema pean, mis kell ma pean tööle minema, missuguseid tabeleid täitma või missuguseid aruandeid. Ja ma täna elan sellist elu. Ma ei pea mitte kellelegi aru andma. Ma teen seda, mida ma tahan. Ma lähen tööle siis, kui ma lähen. Märkan üles siis, kui ma tahan. Ma puhkan siis, kui ma tahan. Et ma arvan, et see on üks kõige suuremaid unistusi lapsena. Ja teiseks ma tahtsin sellest väikesest Kubratu külast välja saada, sellest sirtsusohust. Ja ma unistasin, et ma lähen Tallinnasse, ma loon oma elu, mul on kodu läbi 2 korruse, mul on seal kamin, ma istun ilusa valge neklišeega, joon mõnusat jooki, olgu selleks tee, alkoholi ma praktiliselt üldse ei tarbigi. Ja et ma lihtsalt nagu olen selles mõnusas pesas. Ja täna see on olemas. Nii et mina julgustan kõiki inimesi alati unistama ja unistama hästi suurelt. Et mida rohkem me julgeme unistada ja ka seda kõva häälega välja öelda, siis kuskil keegi kõrgemalt kuuleb seda. Ja ta hakkab nagu joonduma, ta hakkab sind toetama, aga sa pead elama iseendana. Mina elan iseendana, ma ei ela vales minas, ma olen nii autentselt mina ise. Ma ei ole mitte kellegi moodi, mul ei ole kedagi, kelle järgi joonduda, ma joondun ainult iseenda järgi. Ja ma arvan, et see ongi minu selline ilusa elu saladus, et ma ei võrdlegi ennast teistega. Ma elan täpselt nii, nagu mina tahan. Nii ilus. Epp, ma tahan küsida seda, et mis sina arvad, kus kohast meile need unistused tulevad? Et miks sina unistad elades Kubratu väikses külas sellest, et sa tahad olla pealinnas ja vaba? Kust sinuni tuleb see unistus 7-8 aastaselt? Aga miks osal ei tule see 30 aastaselt või 40 aastaselt või 50 aastaselt? Miks tema ei unista sellest? Aga ma arvan, et põhjus ongi selles, et minu vanemad on lasknud mul olla ilma igasuguste survestamiste ja ootusteta. Ja meil on kodus alati see olnud, et kui sa tahad proovida, siis proovi, et mind keelama hakata, et ei, mul on see nagu härjale punane rätik, ma nagu nii teen selle ära, et ma just näitan, et see on võimalik. Ja ma arvangi, et see julgus elada on olnud mul kogu aeg. Ja ma olen ka selline olnud, kui teised küsivad, ega kuidas, kus see sul tuleb? Ma ütlen ausalt, ma olen lihtsalt kanal universumi ja maa vahel. Ma olen lihtsalt see, kes võtab ja toob siia. Ja kus need tulevad? Mul tulevad ju
ma olen seda nii palju ka jaganud, et ma reaalselt näen nägemusi. Ma ei pea tarbima selleks mitte mingisuguseid psühhodeelseid aineid, täiesti selge peaga. Need lood, need nägemused, need asjad, ma olen kõik materialiseerinud selles maailmas. Ja väga suur, mida ma ei ole mitte kunagi endast ära kaotanud, on see, mida meile sünnimomendis kaasa antakse. On see tohutu seksuaalenergia. Ja ma olen kogu aeg väiksest peale olnud sellega väga kontaktis. Seksuaalenergia on kõige võimsam energia. See seksuaalenergia on seotud meie vaimsuse ja meie küllusega. Ja mina olen oma seksuaalenergia kasutanud kõik selleks ära, et elada oma unistuste elu. Kas sa oled kogenud seda nii-öelda kundalini ärkamist, kus sa siis nagu tunned, kuidas tulvab ja keha tudiseb ja sa tunned, kuidas see jõuab sinu kroonšakrasse ja võib-olla ülesse, et oled sa seda kogenud? Korduvalt ja Aga korduvalt kas ja sa korduvalt. mäletad esimest korda, millal see juhtus ja mis see sinuga tegi või mis see siis nagu, mis sul toimus siis? See oli nagu üheks saamine kogu kõige suuremate universumis olevate peenekoeliste kihtidega, kus sa saad aru, et sa inimesena oled kokku pakitud universum. Ja siin ei ole lage olemas. Küsi ja sulle antakse. Ole kohal, ole oma kanalis ja sa saad kõik, mida sa soovid. Aga inimesed, meid ei ole seda õpetatud ja mul noormees alati naerab, et tema õpib praegu magistrantuuris ja tuleb koju ja räägib mulle, kuidas on võimalik. Meil ülikoolis räägitakse seda, aga sina räägid mulle seda ise. Aga ma räägin seda omal moel, omal viisil, oma sõnadega, aga see mõte on täpselt üks. Aga ma arvan, et lihtsalt ongi see, et mul ei ole mingisuguseid blokeeringuid ja ma olen hästi avatud. Ma olen nagu väga avatud. Ja kui sa oled hästi enda minas, siis on sul nii lihtne, et sind lihtsalt sind niimoodi toetatakse, sind niimoodi hoitakse. Ja ma justkui elan mingis teises paralleeluniversumis, sest minu maailmas on kõik väga ilus, väga puhas. Inimesed on nii toetavad, nii armastavad, nii mõistvad ja ma ei tunne seda õelust, kadedust, pahatahtlikkust, sest minu maailmas ei ole selliseid inimesi. See on nii hea, et sa korraks selle siia tõid ka, et sinu maailmas ei ole selliseid inimesi, aga sa oled väga tuntud naine täna Eestis, on ju, ja sinu kohta ikkagi on olemas vastakaid arvamusi, et osad on täielikult sellel samal lainel, mis sina on ju, ja teised on sellised, et mis see seksimutt, mida ta üldse, mingid siuksed repliigid on ju. Aga kas sa tead, kus see tuleb? Tead, ma tean, kus see tuleb ja ma tean, miks see nii on ju, ja palju armastust nendele inimestele, kes on nii katki ja peavad ennast välja elama teiste inimeste peal, keda sa siis nagu trigerdad tundeid nende sees esile tood, on ju. Aga nagu, mis mu küsimus oli see, et kas see on kunagi sind mõjutanud ja kas see on sulle kunagi haiget teinud või sind maha tõmmanud? Ei, ma olen manifestor. Kui sa tead Human Designis on manifestorid, generaatorid, projektorid, manifesteerivad generaatorid, siis ma olen manifestor. Mul on täiesti ükstaspuha nendest inimestest, kes minu kohta ütlevad halvasti. Sest nad pole mitte kunagi olnud minuga ühes ruumis. Nad mitte kunagi ei ole osa saanud sellest energiast, mida mina endast kannan. Ja nad ei pääsegi minu lähedale, sest nad on ise nii madalas vibratsioonis. Ja mina nende maailma ei satu. Et see ei ole mitte kunagi sind mõjutanud? Ja sul on enda ümber sellised sõbrannad, kes tegelikult ju ei too sulle, isegi nad ei, ma eeldan, et keegi ei loegi tegelikult kommentaare või midagi sellist, on ju, et seda lihtsalt ei ole. Minuni jõuavad ainult head uudised. Minuni jõuavad ainult need kenad tänukirjad, et ma olen muutnud inimeste elusid. Ja tänaseks minu koolitustel kohe varsti on 50 000 inimest täis 10 aasta jooksul. Ma ei tea Eestis mitte ühtegi teist koolitajal. Ei olegi, ma arvan. Kes oleks nii palju koolitusi teinud kui mina. Ja just koolitusi nendele gruppidele, mis on kinnised, mitte siis nagu suured auditooriumid on ja et tegelikult ma ei tea, kas see eritellimuskoolitus on väga palju, aga mul on ka olnud sellised auditooriume, kus on 500 inimest ja 1000 inimest saalis. Nii et selles suhtes. Aga see koolitus ei ole nüüd sama, mis on nagu see, et ongi need tildod seal laua peal ja sa õpetad peensusteni, kuidas... Ja seal on teooria, aga on ka olnud niimoodi, et on 200 inimest ja ma olen ka näitan praktika neile ette, aga neil on lihtsalt konspektides materjalid ja nad lihtsalt jälgivad ja ka niimoodi on olnud, et kõige rohkem on niimoodi olnud üle 200 inimese korraga saalis.
See on jumala äge. Kas sa ise ka saad vahepeal aru, et issand jumal, mida sa teed, kus sa oled, kui nagu võimekas, kas sa vaatad kunagi ennast selliselt, et sa oled jõudnud nii palju ja ma saan aru, et sa oled öelnud korduvalt, et ma olen alles oma teekonna alguses, aga kas sul tekib vahepeal see, et okei, et ma peatun, ma loengi oma vanu päevikuid, oma vanu mõtteid ja mulle jõuab kohale, et tänaseks tegelikult on juba tehtud see ja see ja see. Minu sees on tohutu suur elunälg. Kui ma näen inimesi ümber, mina loen inimesi energeetiliselt, ma olen ülitundlik empaat. Et kui inimene astub ruumi sisse või kui ma lähen kuskile ruumi, mul piisab ainult üle korraks käia ja ma tajun, ma loen neid nagu avatud raamatuid. Ja vahest on mul nii kurb, et miks need inimesed ennast oma koledate sundmõtetega piinavad ja endal haiget teevad. Ma tahaks neid lihtsalt raputada, et lõpetage ära, ärgake üles, võtke vastutus ise, ärge mõelge teiste peale, valige alati ainult esimesena iseennast. Ja mina olen ehe näide sellest, et mul ei lähegi korda see, mis ühiskonnas toimub. See, kui keegi mind kuskil tagaselga räägib, see on tema probleem, see ei ole minu probleem. Mina käin oma teed, nii nagu mina soovin. Ja miks ma seda teen? Ma mõjutan ühiskonna kõige peenema koelisemaid kihte. Ja need inimesed, kes saavad osa sellest maailmast, siis nad niimoodi hakkavad avanema. Ja seda headust, mida ma endas kannan, ma olen kõikide inimene vastu hea. Ka nende vastu head, kes ei ole minu vastu head. Aga ma ei väsita ennast selle energiaga, et ma kedagi vihkaksin või kellegist halvasti räägiksin. Kui mulle midagi ei sobi, siis ma olen võimeline minema selle inimese juurde ja talle otsa ütlema või küsima ta käest, et miks sa nii teed. Ja ma olen seda teinud. Jah, see on ka selline väga äge isikuomadus tegelikult, et olla aus ja julge ja tegelikult kehtestada ennast. Just enda piirid ja kehtestada ennast, aga see ausus ja julgus, aga ma korraks tuleks tagasi siia mõtete juurde, et sa ütlesid, et inimestel on sellised ja sellised mõtted peas, et tahaks raputada, et nad nendest mõtetest välja tuua, on ju. Ja mis on nagu väga oluline sõnum minu jaoks siit, et sina ei ole su mõtted. Inimene ei ole mu mõtted, on ju, et ma mõtlen lillest, ei tähenda, et ma olen lill või ma mõtlen lauast, ei tähenda, et ma olen laud, on ju. Ja see on nii oluline, et inimesed jõuaksid selle teadvustamiseni, et mul on võimekus oma mõtteid kontrollida, oma mõtteid suunata ja oma mõtteid valida. Ja siin on nagu veel nii oluline teema, et kui me tuleme tagasi meediasse, siis kui meedias on nii palju madala sagedusega mõtteid või sellist nagu vibratsiooni, mis sealt läbi tuleb, on ju, siis miks me tarbime seda? Miks me tarbime siis seda soppa, mis hävitab ja annab meile uued halvad mõtted, mida me siis ketrame kuni järgmise uudisteni kell 7, paneme teleka käima ja teeme seda korduvalt ja korduvalt ja korduvalt. Ja lihtsalt mul endal on selline kogemus, et kui tuli koroona aeg, on ju, ja ma ootasin enda teist last, siis ma sain aru, et midagi on valesti. Ja ma ütlesin oma elukaaslasele, et kuule, pane telekas kinni või vaata neid uudiseid siis, kui mind ei ole. Ja mul elu muutus päeva pealt, 5 aastat tagasi päeva pealt. Täiesti jõhker ja mul on vahepeal selline tunne, et miks me seda ei tee, et meil on hirm, et me jääme ilma või hirm, et seltskonnas meil ei ole millestki rääkida. See on lihtsalt illusioon, see ei ole päris nagu. Ja. Ma olen sinuga täiesti nõus, et mina ka valin ise, mida ma tahan tunda, mida ma tahan kogeda, mida ma soovin luua ja see sama valikute küsimus ongi see, et ma valin ka sõnad, mida ma väljendan, mida ma ütlen kõige ilusamal viisil. Ma ei kasuta madala sagedusega sõnu. Ma ei kasuta seda. Ja minu sees ei ole sellist kurjust ja pahatahtlikkust. Sest see armastuse energia on lihtsalt nagu täitnud mind energeetiliselt pealääst varbotsteni ja seda väiksest peale. Et ma mäletan, kui ma lapsena, eks ju, ma kardan ämblikke ja kui nad olid sinna ämbrisse kukkunud, veeämbrisse, siis ma ikkagi selle väikese rohuliblekesega aitasin need ämblikud sealt välja või vihmaussid. Ma siiamaani, kui ma kõnnin tänava peal ja seal on vihmaussid, mul võivad olla kõrged kontsad ja peokleit seljas, ma korjan need vihmaussid peo peale ja tõstan nad puu alla ära, et keegi neile peale ei astuks. Ja ma tunnetan kuidagi seda loodust ja maailma, et see on üks osa justkui minust endast.
ja minu arust inimeseks olemise juures ongi see, et me peame saama aru, miks me oleme siia maailma sündinud. Mis on see eesmärk? Et see kollektiivne alateadvus on nii must, ta on nii rikutud, ta koondab inimesi lihtsalt selleks, et me oleksime justkui pimeduses, aga me ei pääse kunagi valgusesse. Valgusesse sa pääsed siis, kui pimeduse varjud jäävad su selja taha, aga sa pead julgema teha esimese sammu. Ja kui see on sinu enda sees see äratundmine, et aga ma tahan kogeda teistsugust elu, mulle enam nii ei sobi, siis hakkavad tulema ka muutused sinu ellu. Teisiti ei ole see võimalik. Aga kuidas võiks või millest võiks alustada inimene, kes on võib-olla depressioonis, tal on väga raske uskuda sellise headuse jutumärkides, sest et ta ei koge seda ja see on talle ammu nagu selja taha jäänud. Tema üle on võimust võtnud need nii-öelda need justkui kollid on ju teemonid, kes nagu ei lase tal näha seda valgust, kes ta tegelikult kogu aeg on ju. Et mis oleks nagu see koht, kui sellel inimesel on ikka mingi pisuke lootus, pisuke usk, et millest ta võiks alustada, et nagu ennast sellest asjast välja tuua? Esimese asjana, kui inimene hommikul üles ärkab, siis teda ründavad negatiivsed mõtted. See on kuidagi millegipärast see maailm on natuke niimoodi kokku pandud, et kui sa ei ole teadlik, siis sind ründavad negatiivsed mõtted. Ja kui sa jääd selle konksu külge, siis hommik hakkabki juba valesti. Kui mina hommikul üles ärkan, siis ma kõigepealt ringutan ennast nagu kass. Ja ma mõtlen, aga millist päeva ma tahaksin täna kogeda? Täna tulebki minu parim päev. Ma soovin seda teha, siis mul on see mõte, siis mul on teine mõte. Siis ma kallistan oma kaaslast, me musitame, suudleme, me oleme veel üksteise kaisus seal 10-15 vahest pool tundi ja alles siis algab hommik. Aga see ei alga uudiste lugemisega, see ei alga sellega, et ma kerin Instagramis, palju piltide all on like, kuidas kellegi läheb, kes on uusi asju postitanud. Ma elan oma hommiku iseenda mõtetega. Ma ei pane raadiot käima, ma ei pane telekat käima, mul on täielik vaikus. Aga mida ma teen, kui ma lähen ülevalt alla esimesele korrusele, ma panen alati küünla põlema ja ma teen seda 365 päeva aastas. Ja ma vaatan seda küünlaleeki ja ma olen tänulik, et ma olen siin inimesena. Täna, siin ja praegu. Ja ma olen tänulik selle elu eest, nende inimeste eest, kes on minu ümber. Ja alles siis ma panen omale, joon ära sooja sidrunivee ja siis hakkan keetma putru. Ja tavaliselt putru ma keedan harvem, seda teeb rohkem mu noormees, aga on ka selliseid hommikuid, kui mina teen putru. Ja ma võtan selle aja, ma teen oma jasmiini tee, siis ma rahulikult olen endaga ja ma tõesti nagu ei kiirusta. Ja ma võtangi selle hetket olla. Ja minu arust see kohalolu elus on väga-väga oluline, et me märkame, me nagu tunnetame ja ma tõesti nagu, ma naudin ennast hommikuti, ma naudin ennast keset päeva, ma naudin ennast õhtul, mul on kehaga nii hea kontakt, ma käin oma kehast läbi, et kas mul on kõik hästi, kuidas mu süda, kuidas mu hing ennast tunneb, kas mul kuskilt valutab, kas mul on kõik on hästi, eks ju. Tavaliselt mul ei valuta kuskil, aga lihtsalt et ma olen nagu oma kehaga hästi kohas ja oma mõtetega täpselt samamoodi hästi kohal. Nii et seda kohalolu on vaja võib-olla inimestele meelde tuletada ja et sinu enda elu sõltub sinu mõtete kvaliteedist. 80%, mis on sinu peas, materialiseeruvad sinu elus. Kui sa oled negatiivne, kui sa ainult haladki, et kõik on halvasti ja sulle tehakse liiga, siis see on nii vana tõde, et välismaailm on sinu sisemaailma peegeldus. Vali ennast esimesena, pane enda mõtted korda. Ja kui tuleb negatiivne mõte, ütledki stopp, ma ei soovi seda mõelda. Ja mis toimub, see negatiivne mõte läheb ära. Olgu, ja ütledki, aga ma soovin ainult häid mõtteid. Inimene peab ise ennast oskama juhtida. Mina juhin ennast väga hästi. Ja on ka minul selliseid kohti, kui mul on mind hästi tugevalt tõesti mõjutab see, mis on kuu ja tähtede seis, see on uskumatu. Ma ei pea isegi vaatama, mis tähtede seis on, ma tajun ja ma tunnetan peenekoeliselt seda oma kehas. Ja mul on kuidagi see ka võime, et
kui ma tahan olla üksinda, siis ma võin olla terve päev niimoodi, et mul on hommikumantel seljas ja kuni õhtuni ma ei tee mitte midagi. Ma lihtsalt olen vaikuses. Ma võin diivani peal lihtsalt mõelda oma mõtteid ja mul ei ole mitte kunagi igav, sest mul on nii rikas sisemaailm ja vahest mind isegi segavad teiste inimeste nagu energiad. Ja siis ma tahaksin minna kuskile metsamajja ja ollagi täitsa omaette. Ja ma olen võimeline niimoodi olema nädalaid vaikuses ja siis ka kõik selle enda seest niimoodi. Kõik koolitused, mis ma olen loonud, on tulnud vaikuses. Kõik koolitused, alati. Et siis ma olen kõige produktiivsem, kui on vaikus. Ja selle kokkuvõtteks on siis esimene asi, alusta oma hommikut kohaloluga ja lihtsalt ütle stopp oma negatiivsetele mõtetele. Ja ma saan aru, et hästi-hästi raske on uskuda seda, et ole kohal ja ütle stopp, aga vaata, meie aju on selline süsteem, on ju, et ta näeb kõike vanade uskumuste baasilt, sest meie ajus on rasvfiltersüsteem, mis filtreerib sinu uskumuste põhjal välja selle, mida me näeme, on ju, ja mida me kogeme. Ja sellepärast on vaja, kui me kuuleme näiteks, et Epp ütleb, et ole kohal, on ju, siis on minu meelest nii oluline, et mitte see, et ma juba tean seda, ütle mulle midagi uut, vaid see, et ma olen avatud, ma mõtlen, kas ma praktiseerin seda ja kuidas ma saan nagu seda nüüd enda kasuks pöörata, kuidas ma saan siit õppida või luua oma ellu selle kaudu väärtust, on ju. Et nii oluline on see, et mitte, et ma juba tean seda, aga kas sa juba proovid seda? Kas sa kasutad ka seda, et me võime teada nii palju asju, aga et kas me päriselus ka neid kasutame. Ja teine asi, mis on nii oluline, et hakake kontrollima enda mõtteid. Me suudame enam-vähem kontrollida seda, mida me ütleme teistele. Aga kas sa kontrollid seda enda sisekõnet? Enamus inimeste sisekõne enda suhtes on nii kritiseeriv, nii negatiivne, aga lõpeta ära enda kritiseerimine. Võta ennast vastu sellisena, nagu sina oled. Ära võrdle ennast mitte kellegi teisega, sellepärast, et sa oled autentselt, unikaalselt, ainult üks ja ainus eksemplar siin maa peal. Ja näita siis endast oma parimaid külgi, mis sul on. Me ei ole tulnud siia maailma teisi kahjustama ja lõhkuma ja hävitama. Me oleme tulnud siia maailma, meil on kõigil oma ülesanne. Ja nii paljud inimesed, kes on käinud minu koolitustel, nad on öelnud, et ma kuidagi tuletan neile meelde selle, kes on nemad. Nad pääsevad justkui nagu algallika kontakti uuesti iseendaga. Eile mul oli jälle koolitus, naiste koolitus ja nii paljud naised ju, kui nad käivad ükskord minu koolitusel, nad ju käivad kõik riburada mööda, üks nainus, et issand, see on Epp mul täna nüüd 3. koolitus, et kas sul on jälle midagi uut tulemas, et ma tahan veel tulla, sest see energia, mida mina enda ruumis loon, on niivõrd võimas. Ja seal on läbi viidud väga eriline rituaal ja seal ongi armastuse portaal. Ja nad ütlevad, et see energia kannab neid mitu kuud veel edasi. Isegi kui nad ei ole minuga enam ühes ruumis. Ja mul on nii tore isiklik lugu ka sellega jagada, et mina oma mehega käisin siis Saaremaal sinu romantiline paketil ja meie peale seda läksime lahku ja see oli selline, et see lihtsalt käivitas kõik selle, mis oli sees ja see oli lihtsalt igavene tohuvapohu ja läks 2 kuud mööda, me saime kokku tagasi ja täna me oleme nagu paremas suhtes kui iial, me oleme ennem olnud ja me saime kokku, kui ma olin 15, tänaseks me oleme 18 aastat koos olnud, meil on 2 last et ka selliseid asju nagu juhtub, ja mis siis oli, et kui me poleks tulnud, oleks ma nagu virisenud ikka edasi, oleks rahulolematus ikka edasi olnud, et vahest kui tundub, et asjad lähevad täiega pekki, siis tegelikult see on koht, kus saab sündida midagi uut ja kasvada midagi veelgi paremat. Ehk et jah, ma olen tajunud seda ruumi, seda, kuidas see käivitas, kuidas veel see küsimustik, mis olid paaridele välja mõelnud, olid seal tõesti teemad, millest me ei olnud 17 aasta jooksul veel kunagi rääkinud. Me olime paljud teemad sealt katnud, sest ma olen küll väga uudishimulik ja mul on nagu siuke kirg ka nagu paremaks saada ja suhet paremaks muuta ja ise, kõik on ju, aga seal olid ikkagi küsimused, millest me ei olnud arutanud. Ja see õhtu oligi selline, et me ei seksinud, vaid me rääksime ja me rääkisime ja mu mees lõpuks oli nii kurnatud sellest, aga tänaseks ta sai aru ka, et see, mis juhtus meie suhtega, oli nagu kõige parem asi, mis sai juhtuda, kui me võtsime aastad kokku, et vaata, kuidas nagu, see mõjutas nagu minu elu, Ja see on täielik kiirendi, nad ütlevad, et kui nad tulevad see on kiirend, et te võite 5-10 aastat vegeteerida, te olete minuga ühes ruumis koos mehega ja enamus paarid, nüüd ma Saaremaal ei tee enam koolitusi, aga nüüd ma teen
olen Wagenküll spaas ja maikuus, kui te näete seda podcast'i ja teil on veel mõte, siis on viimased vabad kohad on seal. Ja 24 paari tuleb kokku ja alles üks naine jagas, et nendel ka mehega väga pikk kooselus oli justkui nende viimane õlekõrs, sest neil oli tunne, et nagu kõik asjad on juba nagu see suhe nii kriisis juba ja mitte midagi ei toimu ja nad ammu ei ole nagu üksteisega intiimsed lähedased olnud. Ja ta ütleski, et see, mis täna neil on täielik teine dimensioon. Nad sõitsid Saaremaalt ära, nii et nad ei suutnud üksteisest käsi eemal hoida. See raputas kõik selle vana maha, tõi nähtavale selle, mis on valus olnud. Ja reede öö vastu laupäeva nad ei maganud, sest nad arutlesid ja rääkisid. Et see on üks kõige võimsamaid teraapiaid. Eile oli üks naine, mul koolitus on naine tunne oma keha koolitusel, ütles, et tema on käinud läbi kõik seksuaalterapeudid ja kõik, kus ta on käinud tohutult palju raha pannud. Ja nüüd ütles mu Tepp, et see 4 tundi sinuga ühes ruumis olles. Ma tahan sulle jagada. Et ma tunnen ennast lihtsalt, et ma olen justkui saanud oma küsimustele vastused, et miks see nii on. Aga ma olen kogemuskoolitaja ja nende tuhandete naiste lood, mida ma jagan ja nende tuhandete paaride lood, mida ma jagan, me elame sarnaseid peatükke oma paari suhtes läbi. Ja sa tunnedki, et aga kõik ei ole kadunud, et ka väga sügavast kriisist, nagu Merilis ütlesid, on võimalik kasvada palju paremasse kohta, sest sa enam ei jätnud midagi välja ütlemata, sa hakkasid jagama päriselt, mis sinu sees toimub. Jah, see ja seda ma tegelikult tegin kauem juba seda jagamist ja seda, mis toimub, aga tema siis lõpuks kuulas. Ja see oli võib-olla see koht, mis muutis, et igal juhul ma 2 käega seda soovitan ja kindlasti ei ole kõik lood samasugused nagu meil oli, et see võib hoopis koheselt tõsta kõrgustesse ja niigi, nagu sa oled ka varem maininud podcastides, et sa ei ole võib-olla võtnud oma kaaslasega aega teineteise jaoks, siis see on ka see koht, kus aega võtta ilma lasteta, ilma kohustuseta, ilma pesu pesemata, ilma nõusid masinasse kogu aeg panemata, et see on lihtsalt kodust väljas keskkonnavahetus, mis on niivõrd virgastav. Sest kui te olete lapsevanemad, siis ka igapäevases elus me olemegi justkui rohkem laste jaoks olemas, aga vähem üksteise jaoks olemas. Ja see nädalavahetus toob nähtavale ja mida on nii paljud naised öelnud, et ma olen neid asju kodus rääkinud 10-20 aastat, samu asju, aga mees ei kuula mind. Ja nüüd sa ütled nädalavahetusel 2,5 tunni jooksul räägid teoorias neid asju ja mul mees tuleb, ütleb, näed, Epp rääkis seda. Ja siis on tegelikult kallis, et ka sina oled sellest rääkinud, aga ma ei tea, see kuidagi ei jõudnud mulle varem kohale. Ja tegelikult naistena me tahame väga palju sarnasust ja väga palju sarnaseid asju ja kuna mina olen nagu hästi kõik need nagu nii lihtsalt nagu viisil edasi andnud, siis äratundmine on selles veel suurem. Jah. Mida ma veel tahtsin sinu käest küsida seoses suhetega ja sa oled maininud nüüd 2 korda või 3 korda enda kaaslast ka, et seoses suhetega, et mida sa nagu pead kõige olulisemaks selles, et see suhe saaks kasvada ja minna nagu päevast päeva veel paremaks, isegi olenemata sellest kui kaua on keegi koos olnud, et tavaliselt on see armumisfaas 6 kuud, siis on 2 aastat ja siis mees norskab. Et siis see nagu läheb nagu niimoodi, et sa hakkad märkama neid asju, mis sulle tegelikult ei meeldi, et meie aju armumisfaasis on tegelikult hullunud, ja ta lülitab välja mingisugused teatud normaalsuse taseme, et ta oleks nagu narkootikumide all, ja siis, kui ta tuleb lõpuks normaalsele tagasi, siis sa näed, kellega sa tegelikult koos oled. Et mis on see olulisem asi võib-olla, et jätkata seda, et tegelikult saab kogu aeg minna ainult paremaks? Ja kommunikatsioon on paari suhtes on kõige tähtsam kommunikatsioon ja veel kord kommunikatsioon. Ja kindlasti iga mees ja naine peab teadma, kes olen mina. Miks ma siin suhtes olen? Mis on minul sellesse suhtesse anda? Kui palju mina oma aega ja energiat panustan? Kas ma märkan oma kaaslas? Kas ma tunnustan teda? Kas ma olen tema jaoks kohal? Kas ma olen loonud kaaslase jaoks nii turvalise ruumi, et ta ka kõige keerulisematest asjadest rääkides tunneb ennast turvaliselt? Kas mind võetakse vastu või mind tühistatakse ära? Kas tehakse vaimset terrorit või öeldakse, jah, kallis, kõik tunded on lubatud? Ja et me olemegi, minu arust kokku saavad alati selline mees ja selline naine, kellel on üksteisele kõige rohkem õpetada. Ja vahest sinu kaaslase mingisugused tegemised või ütlemised võivad nagu sulle tunduda, et ta teeb mulle haiget, aga see on sinu mingi vana haav, mis sealt justkui hakkab uuesti nagu lahti rebenema, sest mingid vanad asjad on jäänud
ära peidetuks ja võtta nagu paari suhtes vastu kõik see, mis tuleb nagu läbi kerguse ja läbi armastuse ja ka öelda seda, et kallis, et see, mis sa mulle praegu ütlesid, see tegi mulle haiget. Täna oli just selline asi, et minu elukaaslane küsis minu käest ühte küsimust 3 korda. 3 korda küsib mu käest ja ma ütlesingi, tead kallis, et ma nagu vastan sulle kogu aeg ühtemoodi, aga ma nagu ei saa aru päriselt, et kas sa sõnastaksid selle küsimuse teistmoodi. Ja siis ütleb, hea kallis, et muidugi. Aga on näiteks paare, kes ärrituvad, nad lähevad närvi üksteise peale ja jätavadki, las olla. Aga mingi asi, vot see sama las olla, see on juba suhtesõlm. See on juba suhtesõlm. Ja siis järgmine kord, kuna see oli ebamugav sulle, sa hakkad vältima seda olukorda. Aga me ei saa paari suhtes niimoodi, et me käime nagu munakoorte peale, ei sinna ei saa astuda, sinna ei saa astuda, sinna ei saa astuda. Me peame tundma ennast paari suhtes nii hästi ja nii turvaliselt, et kõik, mis on, me saame jagada, aga väga ilusal ja viisakal ja puhtal moel. Minu selline paari suhte võib-olla üks alustalasid on kindlasti see, et ma kõige suurema austuse ja lugupidamisega suhtun oma kaaslasesse. Ma ei ütle talle koledaid sõnu, ma ei kasuta halvustavaid väljendeid, ma jätan alati sellise suure imetluse tema poole. Ma tõesti imetlen oma kaaslast. Kui ma hommikul ärkan üles, ma tõesti vaatan teda. No see on lihtsalt nagu parim, mis saab üldse olla. Ja see, kuidas see keha sobivus ja see energeetika ja kõik see intellektuaalne tase ja kõik see emotsionaalne lähedus ja kui palju kihte on paari suhtel. Aga kas me läheme paari suhtesse lihtsalt sellepärast, et me ei taha üksinda olla? Kõigepealt sa pead õppima olema üksi olekut. Alles siis tuleb kaaslane, kes ei hakka sinu mingisuguseid tühjasid kohti täitma, vaid te nagu lihtsalt nagu sobitegi väga hästi juba, sest te olete mõlemad iseendaga tööd teinud. Ja mina olen väga palju iseendaga tööd teinud. Mulle meeldib vaadata peeglisse, küsida, aga miks ma nii käitusin? Mis oli see, mis mind niimoodi enda sees pani ebamugavalt tundma? Kus kohas see tuleb? Ja ma tõesti tahan lõpuni tunda ja teada ja ma tahan tõesti armastada nii, nagu mitte keegi kunagi siin maa peal pole armastanud. Ja ma tahan anda seda armastust edasi nii, et ka minu kaaslane tunneb, et mitte keegi teine ei oska seda teha paremini kui mina. Sa ütlesid, et kommunikatsioon on nagu kõige, on ju, A ja O, on ju. Ja lihtsalt mul tuli meelde üks lugu, kuidas ma olin Olga Meinsoni koolitusel elukvaliteet ja energia, superlahe koolitus, superlahe naine. Ja ta rääkis seda, kuidas lõpuks paari suhe 10 aastat koos olnud, läksid siis lahku selle pärast, et naine ütles mehele, et too keldrist nagu kurke või ämbritäis kurke, on ju. Ja mees ei toonud ja siis oli kõik, see oli nagu siis see viimane piisk karikasse, on ju. Aga see ongi lihtsalt see näide, et mis seal siis all on, et kurgi pärast minnakse lahku, on ju. Et see on lihtsalt nii elementaarne just, et kui sa ei julge oma kaaslasega suhelda, siis kas sa oled õige inimesega koos, kui sa ei julge öelda või miks sa ei julge öelda, on ju? Ja nii paljudel, ma arvan, et ma olen seda rohkem selle 10 aasta jooksul näinud, et rohkem on seda hirmu naistel, et kui ta ütleb välja, siis see mehele ei sobi. Ja siis on nagu karistus järgneb või lahkuminek. Aga naine, kes ei ole kunagi valinud iseennast, tal on mingisugused väga sügavad hirmud, et äkki keegi teine ei tahagi mind. Ja kui tal on veel hästi madal minaeristustase ja tal puudub enesekindlus, siis ta satub millegi pärast kokku just sellise mehega, kes annab talle iga päev tunda, et sa pole mitte midagi väärt, sa oled mõttetu ja see ainult süveneb sellest naises. Aga mitte ükski paari suhe ei tohi teha haiget, jätke see palun meelde. Ja sellel on nagu nii suur tähendus just sellepärast, et kui me lähme paari suhtesse, siis juba algselt me peame nagu nii ausad olema iseenda vastu. Et me ei lepi nende pool tühjade lubadustega, vaid me jälgime, et kaaslase sõnad ja teod lähevad kokku. Kui juba alguses sõnad ja teod ei lähe kokku, siis miks sa seod ennast sellise inimesega? Sest naise jaoks see, et ta saab meest usaldada, et mees on tema jaoks kui kindel kalju kõrval. Vaat see on nii oluline tunne ja iga naine tahab seda tunda. Ja samuti ka, et mehed on väga-väga õrnad. Ma räägin igal koolitusel sellest, et ärge võtke oma mehi iseenesest mõistetavalt ja olge ka mehe jaoks hästi toetav ja väga mõistev
ja julgustage ka mehi rohkem nagu jagama oma tunnetes. Mul oli eile õhtul eritellimusega koolitus, üks härra sai 50-aastaseks ja tema tütar tegi siis isale üllatuse, nii et isa ei teadnud, et ma sinna tulen esinema ja seal isal oli veel lisaks temale veel 12 sõpra, nii et nad olid ikkagi väga sellised nagu natukene suurte silmadega. Ja lõpus need mehed ka jagasid, et mida see neile andis, see minu ettekanne ja see loeng, et nad peavad rohkem jagama. Et nad peavad rohkem jagama. Et ka meestel on tunded ja emotsioonid ja ka mehed saavad haiget ja solvuvad ja mees võib näidata välja seda. Aga samamoodi mitte vihapursetena, vaid lihtsalt öeldagi, et kallis, see, mis sa praegu tegid, see tegi mulle tõesti praegu, mul on valus. Et me ei tohi nagu karta seda, et mis nüüd edasi saab, vaid meie paari suhe peab olema nii, et me tõesti nagu iga päev tunneme seda suurt emotsionaalset lähedust ja see emotsionaalne lähedus annab meile intiimse läheduse ja intiimne lähedus ei tähenda see, et me iga päev oleme vahekorras, vaid intiimne lähedus tähendab ka seda, et kui ma lähen õhtul istun oma kaaslase kõrvale, siis ma lähen talle kaissu või ma hoian teda või ma silitan teda, et me tunneme seda läbi puudutuse intiimsust, aga see ei tähenda see, et kui me nüüd puudutame, et see kohe lõpeb magamistoas. Aga nii paljudel naistel on nagu just see muster, mida nad on tundnud, et mees läheneb ainult siis, kui tal on mingisugune soov. Aga et me julgeksime nagu seda armastust näidata välja ka rohkem läbi nagu teistel tasanditel. Täiesti nõus. Ja mis ma veel tahaksin küsida sinu käest, et Anatoli Nekrasov on kirjutanud väga ägeda Naise, mees ja naine on ju. Ja seal ta räägib, kui tuleb kolmas inimene suhtesse, et see ei ole alati juhuslik ja ta tuleb seda suhet tegelikult päästma või kõigutama või vabastama on ju. Et mida sina sellest arvad, et kui tuleb armuke suhtesse, kas seda tohiks andestada, kui seal lahendatakse mingisugused asjad ära või on see legendaarne kohvrid ukse taha, et mine oma teed ja mina lähen oma teed. Et kuidas sa seda nagu näed, seda maailma? Ärge tehke esimesel võimalusel kohvrid ukse taha. Et kui sa ikkagi tunned, et selles suhtes on potentsiaali, siis jätke meelde, et kolmas inimene saab paari suhtesse vahele mahtuda ainult siis, kui seal on ruumi. Järelikult te polnud teineteisega enam nii lähedased. Ja nii nagu sa ütlesid, Merili, seal ongi see koht, armukene tuleb raputama seda suhet, kui see suhe pikki aastaid on vindunud, üksteisele seal mees ja naine juba ammu ei pööra tähelepanu, see on nagu nii suures kriisis, siis võib-olla see tegelikult hetkel on küll valus see lahkuminek, aga kokkuvõtteks saavad hiljem palju õnnelikumaks eraldi olles. Ja võib-olla ka nii, et see armuke tuleb vahele ja see mees ja naine saavad aru, et me nii hoolime teineteisest. Ja justkui äratab nad uuesti armastusele ja nad hakkavad tegelema nende asjadega, milleks neil varem ei olnud justkui aega ja julgust ja tahtmist tegeleda. Ja kui on petmine suhtes, siis me saame selle andestada ja nendest üle minna ainult juhul, kui me ka päriselt teeme rahu sellega, käimegi teraapiates ja mõlemad pooled panustavad, et me saame minna tervetena paremini, lihtsamini edasi. Aga kui me oleme andestanud, kas on teinud seda mees või naine, siis jätke meelde. Kui sa oled öelnud, ma mõistan, ma annan sulle andeks, siis uks läheb kinni, läheb vana peatükk ära ja avaneb uus peatükk. Ehk me mitte kunagi ka tülihoos ei tuleta meelde, aga sina tegid seda. Nii et armukestele tuleb olla tänulik. Et neil on oma ülesanne, neil on oma energia, miks nad sinna suhtesse tulevad, aga loomulikult, kui ikkagi mõlemad tunnevad, et siit edasi minna ei saa, siis laste pärast ainult koos olla. Aga kui me üksteist nagu vihkame ja iga hommikul ärkad üles sellise pingega, siis lapsed elavad ema energia väljas ja nad tajuvad kõiki neid negatiivseid tundeid. Nii et pigem siis mitte. Ja ma olen ka selle vastusega, see ühtib ka minu maailmavaatega ja minu kogemustega, et ma olen täiesti nõus, et kui on olnud, siis on olnud ja kui olete otsustanud koos edasi minna, siis sinna ta jääb.
veel, mis on huvitavad, elust enesest on see, et kui juhtubki, et emb või kumb pool valib siis armukesega edasi minna, siis tihtipeale need suhted tegelikult võivad ka ära laguneda, on ju, sest armuke andis sinna suhtesse energiat, mis sealt puudus. Kui on olnud mingisugune olukord, kus tegelikult on mingisugune baasarmastus olemas, aga mingit särtsu, kirge, sädet ei ole, siis võetakse seda väljaspoolt ja suhe saab toimida, on ju. Et siin on nagu ka selline aususe ja otsevaatamise koht, et kas ma tahan teadlikult niimoodi minna nüüd lõpuni välja või siis otsustada, mida ma siit edasi teen. Ja ka see nagu võimalus, et me valime kolmanda paari suhtesse, üks valib tavaliselt, ja valib see, kes tunneb nagu nendest asjadest paari oma sees puudu. Ja siis justkui on nagu tal lihtsam taluda seda, mida kodus ei ole. Ja nii nagu sa ütlesid, ta võtabki selle väljapoolt endale suhtesse kaasa. Aga minu arust peaks olema üksteise vastu ikkagi nagu nii lõpuni ausad. Ja et enne, kui sul tekib emotsionaalne side kellegi teisega, töö juures suhteid on ju nii palju, mis on kuskilt alguse saanud, eks ju. Et kui sa ikkagi näed, et keegi pöörab sulle nii palju tähelepanu ja see pole mitte sinu enda mees ja sa tunnedki sellest rõõmu ja sa juba ootad, et hommikul ta tuleb ilusa kohvikruusiga vastu, näed, et kuidas sa magasid ja sa näed täna nii suurepärane välja, aga ta näeb kogu aeg sinus justkui seda ilusamat poolt, et sa oled värske ja puhanud, et see on justkui nagu mingisugune illusioon, kus me elame. Et see võib olla mingisugune meelelahutus mingil viisil, aga see ei ole ju päriselt see, mis su hinge nagu lõpuni toidab. Et kui meil ikkagi tekib väga sügav emotsionaalne side kellegi teisega, siis on ohumärk. Me peame võtma kohe oma suhte peo peale ja hakkama vaatama, aga miks täna on selline olukord, et miks ma ei taha enam oma kaaslasega aega veeta, ma tahan kogu aeg pigem tööle pikemaks jääda, käia tööüritustel, et oma perel ütlen kogu aeg et ma ei saa tulla, mul on teine, et justkui et see pere jääb sul selja taha. Aga oluline on just see, et me mõistaksime, paari suhetes on kriisid sisse kirjutatud. Ja kriisid annavad paari suhtes võimaluse meil kasvada. Ja väga hea koolitus, mina läbisin ka selle koolituse sellel aastal, kus oma kaaslasega, ma soovitan siiralt sinna kõigile minna. See on paari suhte edendamise programm ja mina käisin, et Karmen Maigalu ja Meelis Maigalu seda tegid. Ja see on 2-päevane kursus. Ja see on selline kursus, mis annab teile oskuse suhelda, kommunikeerida, mida sa päriselt soovid, mis on sinu vajadused, mis on see, mis sind häirib, aga teha seda niimoodi, nii ilusal viisil ja kujul, et teine osapool on valmis seda vastu võtma, mitte lukku minema. Nii et PrEP peaks olema kohustuslik igale paarile. Jaa, olen täiesti nõus ja mõtle, kui veider on täna see, et me elame maailmas, kus me peame käima suhtlemiskoolitustel, me peame käima, kuidas armatseda, kuidas nagu olla vahekorras, kuidas rääkida oma mõtetest, oma tunnetest, kuidas ennast väljendada. Ja me oleme täiskasvanud inimesed. Ja meil ei ole seda asja kunagi õpetatud. Ja see toob mind sinu ühe väga suure unistuse juurde, mis on reformida seksuaalharidus Eesti koolides, on ju. Ja see on nii imetlusväärne ja ma soovin sulle selleks palju jõudu, et see saaks tehtud kergusega, et sa leiaksid oma tiimi täpselt need inimesed, kes aitavad seda sama missiooni teha, on ju. Et tegelikult see, mida sina ju teed, ei ole pelgalt ainult seotud sellega, et kuidas olla voodis parem või mida nagu inimesed üldse mõtlevad pinnapealselt, kui sa kuuled sõna seks. Et tegelikult see on kõik enesest lugupidamine, enda väärtustamise küsimused on ju, enesekindlus, hügieen, enda piiride seadmine, see on suhtlemine, kommunikatsioon, see on nagu eluline, see ongi eluõpetus on ju, mis lihtsalt puudutab ka seksuaalset osa, aga tegelikult see osa selles on nii väike sellest kõigest kombost, mida sa edasi annad, on ju. Ja kui sa teed siiamaani Apollos noortele neid loenguid, siis kui ma nägin, et sa oled Pärnu, siis mul oli nagu wow, ma soovitasin igal inimesel, kellel ma teadsin, kes on teismeline sinna minna. Ma olen teinud noorsootööd ja ma lihtsalt nagu kirjutasin, mine sinna, kas sul on aega, lihtsalt mine, sellepärast, et see on niivõrd vajalik, sest et meil ei õpetata neid teadmisi, mitte kuskil, ka mitte kodus, paljudes kodudes on ju. Et ja nüüd jõuan siis selleni, mis ma tahtsin öelda, sinu tulevikuunistused. Sujuvalt nüüd korraks siit suhete pealt edasi on ju. Et millest sa veel unistad tulevikus ja
korraks nüüd mul mõttelõng nagu sõidab sisse, on ju, et ma jätan korraks selle siia ja sa ütlesid ka, et sa oma päeva alguses lood oma päeva, on ju, et ma saan aru, et sa lood ka ju pikemalt ette, mitte nii, et ma üks hommik tean, noh, sa ju broneerid sündmusi, paned enda kalendrit, on ju, mis mu küsimus on, millest sa tulevikus unistad ja kuidas see on siis seotud selle sinu missiooniga Armastus päästab maailma? Ma lähen korraks Apollo juurde tagasi, et ka nüüd 22. mail ja teen ma jällegi Tallinnas noortele loengut, et Apollo kino kodulehel peal on juba võimalik osta, sest tõesti koolides ei ole seda infot, mida mina jagan. Need 22. mai ma olen Tallinnas Apollo Solaris kinos ja 28. mai ma olen Tartu Tasku kinos. Nii et kindlasti lapsed, noored, tulge vaatama, kuulama. Ja ma lugesin ka Haridus-Teadusministeeriumi kodulehelt eelmine nädal, et mis on siis see programm, mida koolides antakse. Seal ei ole neid teemasid sees, mida mina olen jaganud viimased 10 aastat ja mul oli eile koolitusel üks inimeseõpetuse õpetaja, et sa tead, et ma tahaks lihtsalt neid slaide koolis jagada ja ta ütleski, et õpetajatel ei ole sellist ettevalmistust ja ikkagi täna keskmine õpetaja on seal 55 pluss vanuses, eks ju, ja ta on ikkagi teisest põlvkonnast, nii et ma justkui unistan väga-väga suurelt ja ma teengi seda, aga ühiskond ei ole kõik sellest veel aru saanud, miks ma seda teen. Et see ikkagi see vaimne ja füüsiline heaolu ja see emotsionaalne küpsus ja kõik see, kuidas me paarisuhet loome. Ja see, et armastus päästab maailma, ma tänaseks olen juba teinud esimesed sammud selleks, et jõuda rahvusvahelisele areenile. Et mul on üks imearmas, äge, kihvt mees, kes mind on selles juba aidanud ja esimesed asjad on juba purgis, kuna see lõplikult valmis saab, see on tohutult suur projekt, ma olen seda ette valmistanud 2 aastat, aga küll see tuleb ja et selliseid loenguid ja koolitusformaate, nagu mina teen, need on minu enda välja mõeldud, need on minu enda kokku pandud, see ei ole mitte kuskilt kopeeritud, see ei ole lihtsalt see, et ma kuskilt internetis nägin keegi ei ole chat-GPT-ga. Ei ole ja täpselt, et see tuleb kõik nagu minu enda seest. Ja minu suur unistus on ikkagi see, et ühel hetkel ma tahaksin olla, miks mitte ülikoolis külalislektoriks ja miks mitte kirjutada sellest raamat, aga täna ma veel tunnen, et tõesti, et mul on veel aega, et sinna jõuda. Ja ikkagi ma teen koolitusi nii kaua, kui ma seisan 2 jalal ja jätan ka kindlasti tulevatesse põlvkondadesse selle info, mis on nagu minul kogetud ja see naudingute pagas, et kuna ma olen tõesti kogemuskoolitaja nende praktikatega rohkem kui 10 000 tundi. Ja mul ei ole häbi ega piinlikkust ja kõik mehed ja naised, kes on minuga ühes ruumis olnud, nad ütlevad justkui mingi vale häbi, ma võtan neilt ära ja tekib selline selgus ja tõde teeb vabaks. Ja see ongi tegelikult see tõde, mida mina jagan, et seks ei ole midagi, mida me peaksime häbenema, vaid see on elu kõige imelisem kingitus inimeseks üldse, mida me võime kogeda. Nii ilus. Sinu see teadlikkus ja see, kuidas sa oskad ennast väljendada ja neid mõtteid sõnadesse panna ja seda nagu nii arusaadavalt kohale tuua, on ka nii imetlusväärne ja sa teed seda tõesti arusaadavalt, selgelt ja loogiliselt. Et aitäh! Ja nii võrratu on sinuga olnud siin vestelda, et ma tahaks tegelikult veel kuulda sellest noortest ja ma tahaks tegelikult veel kuulda koolidest. Just selles võtmes, et see noor, kes meid täna vaatab, et ta saaks juba midagi, et ta saaks nagu midagigi, mis annab talle selle kindluse, et isegi kui ta on täna näiteks väärkoheldud laps, kui ta on väga raskes perekonnas, kui ta näeb vägivalda, kui ta tarvitab narkootikume, hingab liimi, mida iganes, just oli siin praegu ka kinodes käib see film Frank on ju, et see on niivõrd tegelikult jah, ühelt maalt see maailm on nii ilus, aga teisalt on nii palju kannatusi täis ja inimesed on nii palju kinni nendes kannatustes on ju, aga see laps, kes ei ole täna milleski süüdi ega oma olukorras süüdi, mis talle nagu öelda, et kui ta juhtub seda vaatama, mis on see, mis annaks talle nagu seda lootust edasiseks, et elu võib minna paremaks? Et sina ei ole sinu ema ega isa, on üks. Et sa oled täiesti eraldi ja sa ei pea selle pärast kannatama, et sinu vanemad ei ole osanud, vaid sa võid valida alati iseennast ja mina julgustan just ka seda, et
sa ei pea tegema nii, nagu sa oled näinud, et tehakse. Et elu on päriselt väga ilus. Inimesed on päriselt väga head. Aga need õppetunnid, ma millegipärast usun, et me tuleme siia maailma, meil on vaja mingisuguseid õppetunde, et me teeksime ise teisiti. Ja et kui sina oled näinud seda vägivalda või sa oled kuskil keerulises kohas täna iseendaga, siis esimese asjana noored on väga mõjutatud ka seltskonnas, kus nad liiguvad. Jah. Kui see seltskond, kus sa täna oled, et sa saad aru, et seal on nii palju probleeme ja kogu aeg on mingi üks jama jääb teist taga, astu sealt välja. Ma tean, et seda on raske teha, aga see on võimalik ja hakka ennast ümbritsema nende inimestega, kes on rohkem sulle sarnased ja julge eristuda. Ka mina olen olnud täiesti eraldi üksinda, aga ma olen olnud just sellepärast üksinda, et võib-olla kui mina olin laps, siis sellise maailmaga noori praktiliselt ei olnud. Mul oli täitsa teine arusaamine elust ja asjadest, et on tegelikult täna siiamaani. Nii et hakka mõtlema, et kõik on võimalik, hakka päriselt unistama, hakka kirjutama üles oma unistusi. Mina teen seda siiamaani, mis sest, et ma olen täiskasvanud inimene ja ma olen tõesti nagu laps siiras, ma usaldan elu, ma usaldan inimesi, isegi kui ma olen haiget saanud, ma ikkagi usaldan inimesi ja arva päriselt, et sa oled väärt kõige ilusamat, kõige ägedamat elu ja sa saad selle. Nii et ärge lase ennast mõjutada teistest inimestest, vaid püüdke nagu eristuda ja olla unikaalselt iseendana. Just see, nagu sa oled loodud. Ilus. Ja. Mul on lõpus sulle üks kingitus. Ja meil on küll täna pühad, see läheb hiljem meil sinna avalikuks, aga munade püha puhul sulle mehele üks tore kingitus. Sa tead, on ju, mis sellega teha? See on see mõnumuna mehele. Ja nüüd, kuna minu bränd on saanud uuenduse, on nüüd minu täiesti uue koostisega intiimkookosõli. Ja see on ka minu enda pildiga. Koostis on uuendatud ja see on puhastatud kõikidest ainetest, mis võiks tekitada mingisugust ebamugavust. Ehk see on ka tunnustatud Allergialiidu poolt ja see on ohutu ka oraalselt. See sobib magamistuppa, palun ärge kasutage libesteid ja uuest nädalast on see müügil ka e-poes. Nii et uus intiimkookosõli. Aitäh, Epp! Seda kookosõli on meie, oleme kasutanud mitu purki, nii et see on tõesti hea. Aitäh sulle! Ja elu on nii ilus, täpselt nii ilus, nagu me ise usume ta olevat.